koolitaja peab õppima, koolitaja peab ennast arendama, mitte peab, vaid tegelikult ma tahan. Ja see on üks võimalus arendada enda professionaalsust, arendada enda analüüsivõimet, arendada enda küsimise oskust, arendada enda koolituse, õppekava koostamise oskust. Ma õpin sellel kursusel eelkõige siis enda jaoks. Aga see, mis ma saanud olen, see ületab kõik mu ootused. Ja saamise all ma mõtlengi seda, et sellises keskkonnas, kus on kolleegid ja kaaskoolitajad ja nendega arutleda, teha analüüse, mõista, kuidas luua oma koolituselt selliselt, et ta oleks õpilase keskselt, mitte koolitaja keskselt. Üliäge. No võtame kas või selle sama õppekava koostamise need 4C, C1, C2, C3, C4 ja kuidas toimub ajusõbralik õppimine. Ehk siis mida teha selleks, et õppur, kes on koolitusel, tunneb ennast hästi, ta on aktiivne, ta on motiveeritud, ta tahab õppida ja väga äge on see, et need meie minikoolitused, no mitte kuskilt sa ei saa sellist ägedat ja edasiviivat tagasisidet kui teiselt koolitajalt, sest siin koolitusel õpivad koolitajad ja sa saad nende käest tagasisidet, mis on nii arendav ja nii toetav ja aitab edasi. Ja muidugi minu selline väga äge kogemus oli kovisioon, minu küsimus ja see sai nii ägedaid lahendusi, nii häid lahendusi, nii praktilisi lahendusi, et väga hea, väga toetav. Ja kui mõningad asjad välja tuua, mida ma olen saanud, siis eelkõige taipamised, kuidas oma koolitust luua selliselt, et see oleks õpilase keskne ja et see oleks selliselt edasi antud, et õpilane päriselt on midagi õppinud, kui ta ära läheb. Atmosfäär sellel konkreetsel koolitusel on ääretult hoitud ja toetatud. Et kui me siin ise saame ette valmistada koolitust ja seda läbi viia, siis õhkkond on ääretult turvaline ja sellises keskkonnas on väga mõnus proovida ja katsetada oma koolitusi ja koolituse mõtteid.